Kas te tulite nüüd selle parmupilli peale siia või? Oleme saabunud oma kaamerate ja mikrofonidega armsa Hypatia juures, kes siin toimetab. Ja kas te räägiksite, millega te siin toimetate? Mina teen siin sükast korralikku komposti nüüd roosile. Me hakkame roniroosi siia istutama, mille me eile kooli lõpetamise puhul, meil oli eile hingeravikooli lõpetamise üritus ja kinkisime meie armsale õpetajale, treenerile, ingliterapeut Mariale. Oi, kunnakene. Aga see on jah enne siia kehastumist valitud teekond, et tulla appi planeedi ülestõusmisprotsessil aitama siis kogu inimkonda, planeeti. Ja muidugi enda hinge arengu läbi, sest et see on primaarne, mida me siin teeme, et meie arendamine ju toimub eelkõige ja läbi selle me saame siis kasulikud abilised olla meie taevastele treeneritele. Ma saan aru, et läbi just selliste praktiliste tegevustega nagu kasvatad ka oma iseloom. Ja absoluutselt. Sest nagu meie koolis öeldakse, et iseloomudest sõltub maailma rahu ja maailma püsima jäämine. Ja. Et see ongi ju teadvusharidus ehk iseloomutreening ehk egotreening toimub siin. Egoravi, mis on siis oma selle madalamina ehk isekuse ravi ja läbi selle iseenda treenimise saame me pidevalt suutlikumaks ja kasvatatakse, tõstetakse meid meie tegeliku potentsiaalini. Arendatakse meie andeid, kõigepealt aidatakse välja tuua, sest inimesed tihtipeale ei tea, mis nende tegelikud anded on ja aidatakse loovust ja siis sellist sitkust, ka keerulistes oludes hakkama saamist treenitakse meis. Nii nagu ka meie aitame siin lastes, kes meie laagrites osalevad, seda treenida, et ei kasvaks selliseid hellikuid, vaid ikkagi elus hakkama saavad inimesed. Ääretult huvitav teekond olnud. Siin saab teadmisi, avardatakse maailmapilti kõiksusest, meie elust, meie enda olemusest, sest et inglid oskavad, näevad ja oskavad meile näidata ju oma kõrgpildilt vaadates. Osatakse meis üles leida need pimedad alad, mida siis puhastada, mida arendada, et see uus valgus saaks peale tulla. Ja teadmiste jagamise poolest ongi ta erineb teistest haridustest nüüd selle tõttu, et kui meile teadmisi antakse ka muul puhul, koolipingis, igal pool, et siis siin aidatakse seosed luua. Et kõik see kuidagi seotakse ja meie selle igapäevase praktilise tegevusega, et on ju, öeldakse inglite hariduses, et pea peab olema pilvedes, jalad peavad olema tugevalt maas, et me peame tegelikult praktiliste asjadega hakkama saama, aga siis see vaimne mõte peab kõrgel olema. Ja meie koolis lõugan on mõte loeb, et hästi oluline on selle mõtte kõrgel hoidmine ja just nendest teadmistest ja seoste loomise abist aidatakse meil see tervikpilt kokku saada ja see järjest avardub. Ja lõpetuseks ma ütlen, et ma soovitan kõikidele sellist teekonda ja haridust. Vau, kui ilus! Uskumatu, aga tõsi.